draamasari Armukelm on suures ulatuses elu pealt maha kirjutatud. Võtame näiteks täna 54-aastase Hannes Raja, kes puges suure hulga daamide südametesse, siis mõnel puhul ka voodisse ja lõpuks võttis raha. Ehkki pahusne muster on justkui selge. Nörritas paljusid kannatanud, et politsei algatas kriminaalasja alles pärast seda, kui pealtnägija sellest loo tegi. Täna saame raporteerida ühelt poolt, et Saaremaa Casanova sai ametliku kahtlustuse. Teisalt ta otsib internetis uusi pruute edasi. Need ohvrid on, võib küll öelda, et nad on lihtsameelsed ja nad on lahked ja leebed ja kõik nii, aga nende kaotused on suured väga mitmes mõttes. See soliidsel ametikohal töötav ja igapäevaselt klientidega kokku puutuv naine on viimased aastad elanud nagu kangelanna draamasarjas Armukelm. Seda võiks siis nimetada selliseks rahvakeeli armukelmuseks, kus siis esineb selline intiimsene suhe ja usaldussuhe ja pärast seda leitakse võimalusi, kuidas nendelt ohvritelt see raha kätte saada. Mullu novembris tuli pealtnägija välja looga, mille taga oli 10 daami Eesti eri otstest ja Soomest. Kõik nad on 50-ndates eluaastates mõndagi elus saavutanud ja ka raha kõrvale pannud, kuid tundsid end ühel hetkel üksikuna, mistõttu langesid sama Armukelmi ohvriks, kes puges nende pähe ja tihti voodisse ning said hakka pihta kätte ka säästud. Lugu on nii delikaatne, et ohvrid nõustusid esinema ainult anonüümselt. Toimub väga karm pettus. Tal võibki olla 10 suhet, aga fakt on see, et keegi ei julge avalikult kuskil esineda, sest on häbi ja piinlik, saab teiste naerualuseks ka veel. Et ohvrid ei teadnud pikka aega üksteisest, neil oli piinlik ja ka politsei ei hoomanud kohe kogu mustrit, võttis skeem hämmastava mõõtme. Kui siiani on palju räägitud kõikvõimalikest võõramaa libaprintsidest, siis antud loo antikangelane elab peamiselt Saaremaal ja kannab nime Hannes Raja. Kaamera ees esinemisest keeldunud mees möönab, et võttis vastu naiste raha, kuid raskused tagasi maksmisega olevat ainult halbade asjaolude kokkusattumus ja üles puhutud mull. Seal on palju tšuke bla käib üks nagu naiste turukoht. Asjad need ei ole ikka päris nii, et ainult Hannes on paha ja kõik teised on siuksed süütukesed, lambakesed. Ei ole need asjad ikka nii. Et ennast ohvriks nimetavaid naisi on palju, ei pannud me intervjueeritavatele varju nimesid, vaid järjekorra numbrid. Seda enam, et lood on väga sarnased. Hannesel oli tihti erinevate nimede all profiilid kõikvõimalikes suhteportaalides, alates Tinderist ja Date24 ja lõpetades Reiti ja Iha.ee-ga. Mees väitis, et on lahutatud või abikaasast lahus elav ehitusettevõtja, kes tegutseb Eestis ja Soomes ning jõukuse tõestuseks näitas kuldehteid, autosid ja jutustas korteritest nii Eestis kui Hispaanias. See võlgnik lõi endast siis, tänaseks saab öelda, et optilise illusiooni, et tema on edukas ettevõtja Soomes ja temal raha liigub, küllalt uhke Mercedesega sõitis sel ajal. Ja see kõik kokku, eks nii sõnad kui pilt, siis lõidki tervikpildi, mille juurde ka käis usaldus. Tegelikult on Hannese nimega seotud 2 firmat, mis tegutsesid lühidalt ja kahjumlikult. Mehe nimel pole kinnisvara, vaid ta elab kortermajas Saaremaal Ridala külas koos seadusliku abikaasaga. Tagatipuks võeti Hanneselt rohkete liiklusrikkumiste tõttu juhiluba ära, mis aga ei takistanud tal tunnistajate sõnul ringi sõita. Kui mina temaga tuttavaks sain ja ka guugeldasin, siis ma ei leidnud sealt midagi nagu negatiivselt vastukumaks, et ei olnud nagu ühtegi sellist infokildu, mis võiks arvata, et tegemist on mingi pettoriga. Google ei olnud talle mitte midagi negatiivset. Ma tõesti uskusin loomesse. Ja ma arvasin, et tõesti on suur armastus. Ja võrdlemisi kiiresti läks see jutt edasi selle peale, et peaks ikka koos elama hakkama. Et kõiki neid naisi liitis nagu ühisosana see, et paljud olid üksikud naised või hiljuti lahutatud, jäänud ilma siis mehelikust tähelepanust ja õnnetuseks see võlgnik oskas neid asju kombineerides ära kasutada osavalt. Pealtnägija käsutuses on üle 500 sõnumi ja kirja Hannese suhtlusest naistega, mis on nagu manipulatsiooni õpik. Tüüpiliselt läks kontakt veebist üle SMS-idesse ja häälkõnedesse, edasi
kokkusaamisteni kohvikutes ja ühiste öödeni hotellis või mõnes korteris. Üks tema lemmikkoht randevuudeks oli Aasa spa Kuressaares, Tallinnas Euroopa hotell ja koos Snelli. Esiteks ta tajub ära, et need naised ei ole väga vaesed või et mingi võimekus on raha teha. Ja teiseks, et nad on väga meeleheitel. Et sellist olukorda nagu väga oskuslikult ta oskab ära kasutada. Ühel daamil oli vabanenud hoius, teine oli säästnud oma ettevõtte asutamiseks, kolmas juhib väikest edukat äri ehk kõigil oli parasjagu vaba raha. Kirju ja tunnistusi kõrvutades joonistub välja, kuidas Hannesel oli 3 peamist legendi, kuidas raha küsida. Esiteks, et partnerid on talle võlgu ja mingi olulise objekti jätkamiseks on vaja kiiret rahasüsti. 3. novembril 2022. aastal kirjutab: mina käisin täna EMO-s, pidin tellingut alla kukkuma. Töö juures ülepinged, rabelevad töö juures 16 tundi päevas, et objekt valmis saada. Objekt peab 2 kuu pärast valmis saama. Tema on 800 000 eurot oma raha sisse pannud, aga rahad otsas oleks vaja laenu võtta 8 kuuks. 7 000 oleks vaja. Ehk ma ei tea, äris läheb täna hetkel halvasti, näed, mul on seda konkreetset summat siin vaja, ma tõesti olen hädas ja mul on tervisemured ja hädasti on vaja, et kui sa nüüd ei aita mind, juhtub mingi variant B. Teine tüüp legend, et temaga juhtus autoavarii ja on vaja leida uus masin või kahju hüvitada. Mõnele ohvrile väitis Hannes isegi, et tema tütar hukkus autoavariis, mis ei vasta tõele. Eks ta on jälle sellises psühholoogilise mõnetamise mõttes arusaadav, et tekitada endas nagu selline ohvrineelne arusaam ja et ma olen selline hädas ja vajaksin abi ja et eks see loodus on kuidagi meid nii ehitanud, et naised armastavad kõrvadega. Lemmiklegend oli aga ühise kodu rajamine, mida Hannes pakkus kõigile ohvritele, sealhulgas mõnedele samaaegselt. Ühele näiteks saatis pildid, et müüakse soodsat pooleli olevat maja Nasval, teisele, et Orissaares asub kuldaväärt mereäärne krunt, kolmandale rääkis majast Maardu servas. Ainult et tehingu jaoks on ruttu vaja seemneraha ja selleks peaks naine kas või laenu võtma. Kui mina nüüd selle investeeringu tein Saaremaale Orissaarde, siis tema sellele krundile ehitab meile maja. Ameerika stiilis ilusa, saatis pilte kogu aeg, et missugune see maja tuleb ja kõik oli nii ilus. Kui naised kõhklesid või liigselt küsimusi küsisid, hakkas Hannes hädaldama, et tervis on sant ja saatis endast muuhulgas pilte haiglas pilgutite all. Siis mängis solvunud ning lõpuks isegi meeleheidet. Kui sa mind rohkem ei aita, siis ma puhun ennast üles, et head aega rohkem ei näe ja aga paari päeva pärast tuli ikkagi meile, et anna andeks, et ma sulle niimoodi kirjutasin, et aga mul on ikka halb olukord ja üks nendest tema nii-öelda ähvardustest oli see, et kui mina teda rahaliselt ei toeta, et siis ta peab otsima ikkagi kellegi, kes teda aitab. Ja tal on silmapiiril juba keegi ja et kuigi ta mind nii palavalt armastab, aga ta peab minema selle teise naisega. Te aimate, kuhu asi tüüri. Hannes Raja sai naistelt pealtnägi arvutuste kohaselt kokku ligi 200 000 eurot, kusjuures tihti koostati selle kohta ka leping või võlakiri. Kuid kui raha käes, muutus järsku raskesti tabatavaks. Tagantjärgi kummastab, aga samal ajal kui mees mitme naisega pesa punumise juttu ajas, ilmus 2024 jaanuaris Saarte Hääles artikkel koos videoga, kus Hannes ja tema abikaasa Piret Raja näitasid oma ühist uhket kodu Ridalas ning rääkisid, et neil on ka korter Hispaanias. Ehkki lugu võeti Rajade palvel varsti veebist maha, märkasid osad ohvrid seda ja hakkasid tasahilju läbi kommentaaride üksteist leidma. Mitmed naised pöördusid ka politseisse, kuid kõigile teatati algul, et kuritegu pole, sest kelmuse puhul tuleks juriidiliselt ära näidata, et raha küsijal polnud algusest peale kavatsust seda tagasi maksta. No see teeb viha ausalt öeldes. See tundub imelik, et Eestis ei ole mitte mingisuguseid hoobasid, et sellisele asjale piiri panna. See on õudne. Kui mullu novembris eetrisse läinud loo taga oli juba hulk kannatanuid, siis pärast saadet ilmus neid veel.
Nende hulgas nimetame neid kaamera ees tehtud intervjuude järjekorras ohver number 5 ja number 6. Üks elab Tallinnas ja teine väiksemas maakohas. Ma arvasin, et ma olen ju ainus, kes on petta saanud, aga et neid inimesi on niivõrd palju, et inimesed tegelevadki sellega, et see oli minu jaoks hästi suur üllatus. Aga väga kurb oli ausalt öeldes kuulda, et ma ei olnudki ainus. Et see oli ikkagi niisugune nagu süsteemsus, mitte lihtsalt juhus. Mõlema lugu kokkupuutest armuaferistiga on eelkuulduga äravahetamiseni sarnane, alates ehitusettevõtja legendist ja lõpetades ühise kodu rajamise plaaniga. Pealtnägijale teadolevalt tõstab see ohvrite hulga juba 14-ni, aga ilmselt ei ole see lõplik. See võime on ta tõesti olemas ära tinistada, see on väga hea sõna ja õige sõna. Aga no ju ta nagu tabab nagu ka sellise vanusaklassi näiteks ka, et naised, kes on võib-olla oma pool elu üksinda lapsi kasvatanud ja siis äkki üks hetk tuleb mees ja hakkab kõike seda armastust läbi kõrvade ikkagi sulle pahvima. Põhilegend oli see, et müüme siin Eestis kõik maha ja kolime Hispaaniasse. Hakkame ühist elu elama ja hakkame elama, kuna mulle väga ju need soojamaareisid meeldivad. Minu jaoks oli ta nagu muusika kõrvadele. Kõiki pöördeid pole mõtet ümber jutustada, aga taaskord õnnestus Hannesel lõpuks laenata kummaltki naiselt 3500 € ja kaduda. Pärast inimene kadus täielikult. Tal oli kogu aeg kiire ja rohkem me ei ole kohtunud. Mitmed naised ütlevad, et isegi valusam kui rahakaotus on see ikkagi see emotsioonidel mäng. Jaa, kindlasti. Sest raha on lihtsalt raha. Emotsioone lisab, et kui naised püüdsid raha tagasi küsida ja ähvardasid kohtu või politseiga, läks Hannes tihti vasturünnakule. Tuli ikka igasugust sõimu ja ähvardamisi ja ka, et ma vaadaku ikka ette ja taha, kui ikka õue lähen ja et ei tea, mis asjamehed tal kõik on, kes ei tea, mida kõike minuga oskavad teha. Tagatipuks teatasid Hannes või pange nüüd tähele tema naine, et kui ohvrid palju kobisevad, jõuavad neist tehtud intiimvideod netti. No mis mõttes ma olen vasturünnakut nendele ehitanud? Oleme nendele ehitanud, oleme neid ähvardanud. No olete küll ähvardanud, muu hulgas intiimvideod. Keda ma olen ähvardanud? Ma pole mitte ühtegi inimest ähvardanud. Ärge asju segamini. Minul läks asi ähvardusteni ka samamoodi nende, et tal on video ja see läheb kohe netti ja siis kui ma veel siin näiteks kobisen ja veel mul midagi ütelda on, siis ta saadab minu juurde suured mehed ja siis ise tean, et minust edasi. Okei, kui meil on siin kuvatõmmised nendest sõnumitest, kus te ähvardate alates advokaatidega, lõpetades tugevate meestega ja tagatipuks veel intiimvideote avaldamisega. Te ütlete, et need sõnumid on võltsingud? Ma ei ole pärast seda, kui käis peatnes, ma pole mitte kellegiga ühendust võtnud. Aga enne seda ikkagi olete ju neid sõnumeid saatnud. Aga mul ongi videod olemas. Ja kas naisterahvad ei ole mind ähvardanud või? Tal on tõesti nagu hämmastavad oskused ka ikkagi mängida ja mängida ka ennast väga suureks ohvriks. Nii et pöörata olukorrad täiesti tagurpidi, et ei ole need naised ohvrid, vaid hoopis tema on ohver. Te lõpete lõpus ka, kui te mind rahule ei jätta, siis läheb pealtnägija ka, ma kaeban teid ka. Ega nii need asjad ikka päris ei käi, et te tulete lahmite kogu aeg. Mis osas me siis oleme lahminud? Kas on ära tõestatud, et ma olen kuskilt midagi või kellegilt võtnud või olen ma juba süüdi mõistetud või ma ei saa aru praegu. Teie lihtsalt lambist võtate ja teete saateid. Läinud detsembris pärast pealtnägija lugu ja uute kannatanute lisandumist algatas politsei lõpuks kriminaalasja. Lääne-Harju politsei menetlustalituse juhi Raigo Frantsi ja vanemprokurör Kristjan Lille sõnul ei torganud pahauskne muster kohe silma, seda enam, et kõik ohvrid ei pöördunud politseisse ja kui ka pöördusid, siis eriprefektuuridesse. On vaja nagu mustreid ja need mustrid joonistavad kõige paremini siis välja, kui meil on ühe kaasuse kõrval 2 juhtumit või on ka 3. juhtum. Et neid kogumis vaadates saab juba aru, et okei, et see ei saa olla enam juhuslik
vaid siin võib olla mingisugune süsteemsus. Ja kui nüüd aasta aega tagasi juhiti sellele tähelepanu, et tegelikult neid juhtumeid on oluliselt rohkem, siis politsei reageeriski ja otsustas, et loomulikult tuleb sellesse juhtumisse tõsiselt sisse vaadata. Ausalt öeldes väike lootus oli, et kuskilt hakkab midagi hargnema ja hakkas ka. Ehkki mõned ohvrid leiavad, et uurimine võttis kaua ja on häiritud, et vahepeal pakuti kokkuleppemenetlust, saatis politsei asja septembri keskel prokuratuuri süüdistuse esitamiseks. Kriminaalasjas on ametlikult 10 kannatanut, sest mõned naised ei soovinud lõpuks ikkagi menetluses osaleda ja väidetav kahjusumma kokku. Politsei. Teie ei ole politsei. Nende asi on tõestada. Nii lihtne see ongi. Raja raiub tänaseni, et projektid oli tehtsad, aga väidab nüüd, et hakkab võlgu tasuma alles pärast kriminaalasja lõppu. Selle loo puent on, et hoolimata pealtnägija eelmisest loost ja paralleelselt kriminaaluurimisega landib mees kohtingu äppides edasi. Näiteks veel novembri algul oli tal Tinderis profiil Sannu, kus ta muuhulgas väidab, et on juhtiv töötaja. Veel naljakam, et selle nime all lähenes ta uuesti ühele naisele, kellele juba külma tegi. Ja siis ta hakkaski ka pilte saatma ja et saame ikka kokku ja no ma alguses olin väga segaduses ka üldse, et kuidas ja mis võiks edasi või. Eks see on nagu kurb jah, et inimene justkui teab, et on kahtlustatav täna, temaga on toimingud tehtud, jah, ta ütluseid oma episoodide kohta ei andnud ja jätkab. See näitab tõeliselt seda pahatahtlikkust ja võib-olla sellist kriminogeensust. Ta rääkis, et ta on oma nime ära muutnud ja et tal on osaliselt on siin Eestis, et on täiesti vaba mees ja rääkis oma loo kõik ära väga peibutavalt. Kas ta siis päriselt ütleb teile, et ta on nagu justkui oma nime täitsa ära vahetanud nagu ametlikult? Ja, minu küsimusele ta ütles väga selliselt, et talle ei meeldinud oma nimi enam. Mina võin olla ükskõik kes nipitihel ka, aga mis see praegu puudub, mis ma ei tohi inimestega suhelda või? Mis on mõtet, et kogu aeg jättagi nüüd mind ründama või? See on antud politseis, sellest politsei tegeleb asjaga. Väga lihtne on see ju. Igaüks tuleb ja augub või? Teil ei ole muud saateid enam teha või? Teoorias saavad ohvrid oma tsiviilnõude liita kriminaalasjaga, kuid Hannes Rajal on sarnastel asjaoludel juba varasemas kukil mitu täiteasja ning perspektiiv raha saada olematu, sest ametlikult on Saaremaa Casanova töötu ja varatu. Kuigi paragrahvid on paberil justkui olemas, tunnevad ohvrid end hüljatuna. Õigusruum ei kaitse meid ja kõik saavad edasi tegutseda ja neid tüüpe tekib iga päevaga juurde ja see on hirmutav. Ongi täpselt nagu Hannes ise meile nagu näkku irvitab, et ei saa mitte midagi. Ma teen, mis ma tahan ja teie ei saa mitte midagi tagasi. Litsi kari, nagu ta nimetab, teie litsid mitte midagi ei näe. Laiem sõnum on, et raha ja romantika tuleb hoida lahus ning kui prints või printsess hakkab ruttu pappi küsima, tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Lisame väikese spikri, kuidas tavainimene saab teha taustakontrolli ka meie Facebooki lehele. Kuid minu draamasari Armukelm on suures ulatuses elu pealt maha kirjutatud. Võtame näiteks täna 54-aastase Hannes Raja, kes puges suure hulga daamide südametesse, siis mõnel puhul ka voodisse ja lõpuks võttis raha. Ehkki pahauskne muster on justkui selge, nörritas paljusid kannatanud, et politsei algatas kriminaalasja alles pärast seda, kui pealtnägija sellest loo tegi. Täna saame raporteerida ühelt poolt, et Saaremaa Casanova sai ametliku kahtlustuse, teisalt ta otsib internetis uusi pruute edasi. Need ohvrid on, võib küll öelda, et nad on lihtsameelsed ja nad on lahked ja leebed ja kõik nii, aga nende kaotused on suured väga mitmes mõttes. See soliidsel ametikohal töötav ja igapäevaselt klientidega kokku puutuv naine on viimased aastad elanud nagu kangelanna draamasarjas Armukelm. Seda võiks siis nimetada selliseks rahvakeeli armukelmuseks, kus siis esineb selline intiimsene suhe, usaldussuhe ja pärast seda leitakse võimalusi, kuidas nendelt ohvritelt see raha kätte saada. Mullu novembris tuli pealtnägija välja looga, mille taga oli 10 daami Eesti eri otstest ja Soomest.
kõik nad on 50ndates eluaastates mõndagi elus saavutanud ja ka raha kõrvale pannud, kuid tundsid end ühel hetkel üksikuna, mistõttu langesid sama armukelmi ohvriks, kes puges nende pähe ja tihti voodisse ning said hakka pihta kätte ka säästud. Lugu on nii delikaatne, et ohvrid nõustusid esinema ainult anonüümselt. Toimub väga karm pettus. Tal võibki olla 10 suhet, aga fakt on see, et keegi ei julge avalikult kuskil esineda, sest on häbi ja piinlik, saab teiste naerualuseks ka veel. Et ohvrid ei teadnud pikka aega üksteisest, neil oli piinlik ja ka politsei ei hoomanud kohe kogu mustrit, võttis skeem hämmastava mõõtme. Kui siiani on palju räägitud kõikvõimalikest võõramaa libaprintsidest, siis antud loo antikangelane elab peamiselt Saaremaal ja kannab nime Hannes Raja. Kaamera ees esinemisest keeldunud mees möönab, et võttis vastu naiste raha, kuid raskused tagasimaksmisega olevat ainult halbade asjaolude kokkusattumus ja üles puhutud mull. Seal on palju siuke bla käik, üks nagu naiste turukoht. Asjad need ei ole ikka päris nii, et ainult Hannes on paha ja kõik teised on siuksed süütukesed lambakesed. Ei ole need asjad ikka nii. Et ennast ohvriks nimetavaid naisi on palju, ei pannud me intervjueeritavatele varjunimesid, vaid järjekorranumbrid. Seda enam, et lood on väga sarnased. Hannesel olid tihti erinevate nimede all profiilid kõikvõimalikes suhteportaalides, alates Tinderist ja Date24 ja lõpetades Reiti ja Iha.ee-ga. Mees väitis, et on lahutatud või abikaasast lahus elav ehitusettevõtja, kes tegutseb Eestis ja Soomes ning jõukuse tõestuseks näitas kuldehteid, autosid ja jutustas korteritest nii Eestis kui Hispaanias. See võlgnik lõi endast siis, tänaseks saab öelda, et optilise illusiooni, et tema on edukas ettevõtja Soomes ja temal raha liigub, küllalt uhke Mercedesega sõitis sel ajal. Ja see kõik kokku, eks nii sõnad kui pilt, siis lõidki tervikpildi, mille juurde ka käis usaldus. Tegelikult on Hannese nimega seotud 2 firmat, mis tegutsesid lühidalt ja kahjumlikult. Mehe nimel pole kinnisvara, vaid elab kortermajas Saaremaal Ridala külas koos seadusliku abikaasaga. Tagatipuks võeti Hanneselt rohkete liiklusrikkumiste tõttu juhiluba ära, mis aga ei takistanud tal tunnistajate sõnul ringi sõita. Kui mina temaga tuttavaks sain ja ka guugeldasin, siis ma ei leidnud sealt midagi, mis nagu negatiivselt vastu kumaks, et ei olnud nagu ühtegi sellist infokildu, mis võiks arvata, et tegemist on mingi petturiga. Google ei olnud talle mitte midagi negatiivset. Ma tõesti uskusin loomesse. Ja ma arvasin, et tõesti on suur armastus. Ja võrdlemisi kiiresti läks see jutt edasi selle peale, et peaksid ka koos elama hakkama. Et kõiki neid naisi liitis nagu ühisosana see, et paljud olid üksikud naised või hiljuti lahutatud, jäänud ilma siis mehelikust tähelepanust ja õnnetuseks see võlgnik oskas neid asju kombineerides ära kasutada osavalt. Pealtnägija käsutuses on üle 500 sõnumi ja kirja Hannese suhtlusest naistega, mis on nagu manipulatsiooniõpik. Tüüpiliselt läks kontakt veebist üle SMS-idesse ja häälkõnedesse, edasi kokkusaamisteni kohvikutes ja ühiste öödeni hotellis või mõnes korteris. Üks tema lemmikkoht randevuudeks oli Aasa spa Kuressaares, Tallinnas Euroopa hotell ja koos Snelli. Esiteks ta tajub ära, et need naised ei ole väga vaesed või et mingi võimekus on raha teha. Ja teiseks, et nad on väga meeleheitel. Et sellist olukorda nagu väga oskuslikult ta oskab ära kasutada. Ühel daamil oli vabanenud hoius, teine oli säästnud oma ettevõtte asutamiseks, kolmas juhib väikest edukat äri ehk kõigil oli parasjagu vaba raha. Kirju ja tunnistusi kõrvutades joonistub välja, kuidas Hannesel oli 3 peamist legendi, kuidas raha küsida. Esiteks, et partnerid on talle võlgu ja mingi olulise objekti jätkamiseks on vaja kiiret rahasüsti. 3. novembril 2022. aastal kirjutab: mina käisin täna EMO-s, pidin tellinguid alla kukkuma. Töö juures ülepinge, trabelevad töö juures 16 tundi päevas, et objekt valmis saada. Objekt peab 2 kuu pärast valmis saama. Tema on 800 000 eurot oma raha sisse pannud, aga rahad otsas ja oleks vaja laenu võtta 2 kuuks. 7 000 oleks vaja.
ehk siis ma ei tea, äris läheb täna hetkel halvasti, näed, mul on seda konkreetset summat siin vaja, ma tõesti olen hädas ja mul on tervisemured ja hädasti on vaja, et kui sa nüüd ei aita mind, juhtub mingi variant B. Teine tüüp legend, et temaga juhtus autoavarii ja on vaja leida uus masin või kahju hüvitada. Mõnele ohvrile väitis Hannes isegi, et tema tütar hukkus autoavariis, mis ei vasta tõele. Eks ta on jälle sellises psühholoogilise mõnetamise mõttes arusaadav, et tekitada endas nagu selline ohvrimeelne arusaam ja et ma olen selline hädas ja vajaksin abi ja et eks see loodus on kuidagi meid nii ehitanud, et naised armastavad kõrvadega. Lemmiklegend oli aga ühise kodu rajamine, mida Hannes pakkus kõigile ohvritele, sealhulgas mõnedele samaaegselt. Ühele näiteks saatis pildid, et müüakse soodsalt pooleli olevat maja Nasval, teisele, et Orissaares asub kuldaväärt mereäärne krunt, kolmandale rääkis majast Maardu servas. Ainult et tehingu jaoks on ruttu vaja seemneraha ja selleks peaks naine kas või laenu võtma. Kui mina nüüd selle investeeringu tein Saaremaale Orissaarde, siis tema sellele krundile ehitab meile maja. Ameerika stiilis ilusa, saatis pilte kogu aeg, et missugune see maja tuleb ja kõik oli nii ilus. Kui naised kõhklesid või liigselt küsimusi küsisid, hakkas Hannes hädaldama, et tervis on sant ja saatis endast muuhulgas pilte haiglast pilgutite all. Siis mängis solvunud ning lõpuks isegi meeleheidet. Kui sa mind rohkem ei aita, siis ma puhun ennast üles, et head aega rohkem ei näe ja aga paari päeva pärast tuli ikkagi meile, et anna andeks, et ma sulle niimoodi kirjutasin, et aga mul on ikka halb olukord ja üks nendest tema nii-öelda ähvardustest oli see, et kui mina teda rahaliselt ei toeta, et siis ta peab otsima ikkagi kellegi, kes teda aitab. Ja et tal on silmapiiril juba keegi ja et kuigi ta mind nii palavalt armastab, aga ta peab minema selle teise naisega. Te aimate, kuhu asi tüürib. Hannes Raja sai naistelt pealtnägija arvutuste kohaselt kokku ligi 200 000 €, kusjuures tihti koostati selle kohta ka leping või võlakiri. Kuid kui raha käes, muutus järsku raskesti tabatavaks. Tagantjärgi kummastab, aga samal ajal kui mees mitme naisega pesa punumise juttu ajas, ilmus 2024 jaanuaris Saarte Hääles artikkel koos videoga, kus Hannes ja tema abikaasa Piret Raja näitasid oma ühist uhket kodu Ridalas ning rääkisid, et neil on ka korter Hispaanias. Ehkki lugu võeti Rajade palvel varsti veebist maha, märkasid osad ohvrid seda ja hakkasid tasahilju läbi kommentaaride üksteist leidma. Mitmed naised pöördusid ka politseisse, kuid kõigile teatati algul, et kuritegu pole, sest kelmuse puhul tuleks juriidiliselt ära näidata, et raha küsijal polnud algusest peale kavatsust seda tagasi maksta. No see teeb viha ausalt öeldes. See tundub imelik, et Eestis ei ole mitte mingisuguseid hoobasid, et sellisele asjale piiri panna. See on õudne. Kui mullu novembris eetrisse läinud loo taga oli juba hulk kannatanuid, siis pärast saadet ilmus neid veel. Nende hulgas nimetame neid kaamera ees tehtud intervjuude järjekorras ohver number 5 ja number 6. Üks elab Tallinnas ja teine väiksemas maakohas. Ma arvasin, et ma olen ju ainus, kes on petta saanud, aga et neid inimesi on niivõrd palju, et inimesed tegelevadki sellega, et see oli minu jaoks hästi suur üllatus. Aga väga kurb oli ausalt öeldes kuulda, et ma ei olnudki ainus. Et see oli ikkagi niisugune nagu süsteemsus, mitte lihtsalt juhus. Mõlema lugu kokkupuutest Armo aferistiga on eelkuulduga äravahetamiseni sarnane, alates ehitusettevõtja legendist ja lõpetades ühise kodu rajamise plaaniga. Pealtnägijale teadolevalt tõstab see ohvrite hulga juba 14-ni, aga ilmselt ei ole see lõplik. See võime on ta tõesti olemas ära tinistada, see on väga hea sõna ja õige sõna. Aga no ju ta nagu tabab nagu ka sellise vanuse klassi näiteks ka, et naised, kes on eks võib-olla oma pool elu üksinda lapsi kasvatanud ja siis äkki üks hetk tuleb mees ja hakkab kõike seda armastust läbi kõrvade ikkagi sulle pahvima. Põhilegend oli see, et müüme siin Eestis kõik maha ja kolime Hispaaniasse.
hakkame ühist elu elama ja hakkame elama, kuna mulle väga ju need soojamaareisid meeldivad. Minu jaoks oli ta nagu muusika kõrvaldada. Kõiki pöördeid pole mõtet ümber jutustada, aga taaskord õnnestus Hannesel lõpuks laenata kummaltki naiselt 3500 eurot ja kaduda. Pärast inimene kadus täielikult. Tal oli kogu aeg kiire ja rohkem me ei ole kohtunud. Mitmed naised ütlevad, et isegi valusam kui rahakaotus on see ikkagi see emotsioonidel mäng. Jaa, kindlasti. Sest raha on lihtsalt raha. Emotsioone lisab, et kui naised püüdsid raha tagasi küsida ja ähvardasid kohtu või politseiga, läks Hannes tihti vasturünnakule. Tuli ikka igasugust sõimu ja ähvardamisi ja ka, et ma vaadaku ikka ette ja taha, kui ikka õue lähen ja et ei tea, mis asjamehed tal kõik on, kes ei tea, mida kõike minuga oskavad teha. Tagatipuks teatasid Hannes või pange nüüd tähele tema naine, et kui ohvrid palju kobisevad, jõuavad neist tehtud intiimvideod netti. No mis mõttes ma olen vasturünnakutele nendele oleme nendele helistanud, oleme neid ähvardanud? No olete küll ähvardanud, muu hulgas intiimvideod. Keda ma olen ähvardanud? Ma pole mitte ühtegi inimest ähvardanud. Ärge asju segamini. Minul läks asi ähvardusteni ka samamoodi nende, et tal on video ja see läheb kohe netti ja siis kui ma veel siin näiteks kobisen ja veel mul midagi ütelda on, siis ta saadab minu juurde suured, ma ei tea, suured mehed ja siis ise tean, et minust edasi. Okei, kui meil on siin kuvatõmmised nendest sõnumitest, kus te ähvardate alates advokaatidega, lõpetades tugevate meestega ja tagatipuks veel intiimvideote avaldamisega. Te ütlete, et need sõnumid on võltsingud? Ma ei ole pärast seda, kui käis peatamist, ma pole mitte kellegiga ühendust võtnud. Aga enne seda ikkagi olete ju neid sõnumeid saatnud. Aga mul ongi videod olemas. Ja kas naisterahvad ei ole mind ähvardanud või? Tal on tõesti nagu hämmastavad oskused ka ikkagi mängida ja mängida ka ennast väga suureks ohvriks. Nii et pöörata olukorrad täiesti tagurpidi, et ei ole need naised ohvrid, vaid hoopis tema on ohver. Ja te lõpete lõpus ka, kui te mind rahule ei jätta, siis läheb pealtnägija ka, ma kaeban teid ka. Ega nii need asjad ikka päris ei käi, et te tulete lahmite kogu aeg. Mis osas me siis oleme lahminud? Kas on ära tõestatud, et ma olen kuskilt midagi või kellegilt võtnud või olen ma juba süüdi mõistetud või ma ei saa aru praegu. Teie lihtsalt lambist võtate ja teete saateid. Läinud detsembris pärast pealtnägija lugu ja uute kannatanute lisandumist algatas politsei lõpuks kriminaalasja. Lääne-Harju politsei menetlustalituse juhi Raigo Frantsi ja vanemprokurör Kristjan Lille sõnul ei torganud pahaustne muster kohe silma. Seda enam, et kõik ohvrid ei pöördunud politseisse ja kui ka pöördusid, siis eriprefektuuridesse. On vaja nagu mustreid ja need mustrid joonistavad kõige paremini siis välja, kui meil on ühe kaasuse kõrval 2 juhtumit või on ka 3. juhtum. Et neid kogumis vaadates saab juba aru, et et see ei saa olla enam juhuslik, vaid siin võib olla mingisugune süsteemsus. Ja kui nüüd aasta aega tagasi juhiti sellele tähelepanu, et tegelikult need juhtumid on oluliselt rohkem, siis politsei reageeriski ja otsustas, et loomulikult tuleb sellest juhtumisse tõsiselt sisse vaadata. Ausalt öeldes väike lootus oli, et kuskilt hakkab midagi hargnema ja hakkas ka. Ehkki mõned ohvrid leiavad, et uurimine võttis kaua ja on häiritud, et vahepeal pakuti kokkuleppemenetlust, saatis politsei asja septembri keskel prokuratuuri süüdistuse esitamiseks. Kriminaalasjas on ametlikult 10 kannatanud, sest mõned naised ei soovinud lõpuks ikkagi menetluses osaleda ja väidetav kahjusumma